Aasta lõpp on hea aeg selleks, et võtta üks hetk ja meenutada olemasolevat aastat, mis läks hästi, mis läks paremini ja võib-olla mida põnevat uus aasta tuua võiks. Ralliga moel või teisel kokku puutuvad inimesed just selle hetke võtsidki ja loomulikult soovime ka meie kuulda, milliseid mõtteid nad mõlgutasid. WRC maailma ja Eesti fänne üllatas ilmselt 2025. aastal kõige rohkem Ott Tänaku otsus praegusest rallikarussellist maha astuda. No ma arvan, kõigile meile tuli see üllatusena, eks me kindlasti tahaks, et nad edasi sõidaks, aga samas ise pereinimesena täiesti mõistetav otsus. Millised olid need kõige meeldejäävamad hetked lõppevast WRC aastast? No seesama, mis sa just ütlesid, Ott Tänak ja Martin Oja vähemalt teevad esialgu pausi ja kindlasti Kalle Roompere ja Jonne Halduneni lõpetamine ka, et see kindlasti need kaks suurt on sealt eest ära minemas maailmameistritena, aga üleüldises mõttes see põnev heitlus MM-tiitli eest kuni viimase etapini, Sebastian Ogieri mitte täishooaeg kaasa tegemine ja sellega maailmameistriks tulemine on kindlasti niisugune noot FIA-le, et nii saab ka maailmameistriks tulla ja no loomulikult sellest aastast me peame kaasa võtma Ott Tänak, Martin Järveoja Kreeka MM-ralli võidu ja Robert Virves ja Ako Viilo Rally Estonia WRC 2 karjääri esimene võit nendele ja loomulikult tegelikult ma ütleks, et Romet Jürgenson ja Siim Oja juuniorina tulles esimest aastat WRC 2 sõitsid ka ikkagi hindele 5. Mida aasta 2026 toob nüüd, kui siis Ott ja Martin enam nii-öelda suures pildis pole, et kas eestlastel on üldse mõtet ennast rallilainele edaspidi häälestada? No eestlaste mõttes on ju ikka endiselt WRC 2 meil mehed olemas, keda ma just nimetasin siin, Robert ja Romet kindlasti seal on tegemas, et Georg on ka öelnud, et ta jätab samuti järgmise hooaja vahele, näis, mis tema tulevik on, aga kindlasti tasub Jaspar Vaheril silma peale hoida, kes on nüüd Toyota programmi liige ja kindlasti sõidab mõned MM-rallid seal Rally 2-ga kaasa ka, nii et selles suhtes meil kindlasti selles klassis on põnevast, küll WRC arvestuses meil ei ole ühtegi hetkeseisus vähemalt, no vaatame, kaua Ott Tänak ja Martin Järve seal kodus suudavad olla, võib-olla aasta teises pooles ikkagi tahavad tulla näiteks Rally Estoniat sõitma, aga elame-näeme, aga sellegi poolest kindlasti järgmine aasta pigem on nagu põnevus see, et on viimane ralli üks hooaeg ja nagu juba Saudi Araabia ralli näitas ka, et Samir Bajari, Martin Sesks ja Adrian Formou on valmis seda esimest võitu võtma, nii et vaatame, kas siis järgmine aasta see tuleb. Kui varsti Rally 1 ära kaob ja uued autotootjad võistlema tulevad, et siis mine tea, mis te arvate, kas äkki Ott on 2027. aastal juba enda meeskonnaga Red Greiga stardis? No see on küsimus Otile ja Martinile, ma ei oska sellest vastata, aga me kindlasti loodame, et nad mingisugused stardid vähemalt selle uue generatsiooniga teevad, et ise nad on öelnud, et nad täishooaega enam kaasa kunagi ei tee. No eks näis, et nagu näha, ma just ütlesin, Ogier vaata tuli maailmameistriks ju ilma selleta ja Otki on viimased päevad kommentaarid sellised olnud, et näed, et Ogier ju tegi seda, nii et elame-näeme, las nüüd olla nüüd rahulikult ilma rallita kodus ja küll seal mingil hetkel ikkagi võib-olla tekib see tahtmine jälle tagasi suurde rallisse tulla. Joosep Ralf Nõgene, noor 22-aastane rallisõitja, tuli, nägi ja võitis. Sel aastal oli ta üldarvestuse võitja nii Humus Paiderallil kui ka Saaremaal, ehk siis 4 suuremast võistlusest 2 korral näitas ta kõikidele tagatulesid. Uuel aastal sõidame selle sama Toyotaga, mis meil siin selja taga on ja millega me sõitnud oleme ja peamiselt keskendume siis Soome meistrivõistlustele, sest et seal on väga tugev konkurents ja ma arvan, et see on niisugune hea keskkond, kus areneda sõitjana ja võrdlemisi nii-öelda ressursi efektiivne ka, sest et Eestist minna on sinna väga lähedal. Ja siis ka Eesti MM-il ja Soome MM-il hetkel ja võib-olla siis sügisel proovime kuskil asfaltiga sõita, et see on see nii-öelda generaalplaan. Kes on need nimed, keda järgmisel aastal või kellest võib-olla me järgmine aasta rohkem kuuleme? Ma arvan, et me saame kaasa endiselt elada siin Hannese ja Pauli tegemistele. Siit samast Joosep Ralf Nõgene, Alex Tesk, kindlasti Robert Virves, kindlasti Romet Jürgenson, Jaspar Vaher. Need on kõik tegelikult need, kes hakkavad tulema meil noortest sõitjatest ralliskenes ringraja poole pealt. Kui me nüüd kereautode poole pealt vaatan, ega seal on samamoodi, et on neid nooremaid tulemas. Et on meil seal Alex Reimann tuleb alt, no mitte alt peale, ta juba tegelikult nagu siin selles mõttes nagu päris korralikult toimetab ja kindlasti sinna kardimaailma maksab ka nagu täna vaadata, et Albert Tamm teeb seal tegusid ja seal on veel. Drift ja Drift loomulikult, kuidas ma selle sain ära unustada? Kuidas ma sain ära unustada, et loomulikult, et siin Oliver Randol ja Kevin Pesur tegid tegelikult ju nagu super hooaja,
ma usun, et selles maailmas on ka palju ägedat tulemas, sest ma usun, et nad on ammu sellest nii-öelda parklas rehvipõletajate mainest lahti saanud, et see on ikkagi tegelikult täna, mida ma vaatan, see on professionaalne sport, mida tehakse nii spordi tegemise poole pealt kui ka selle spordi kajastamise poole pealt, sest olgem ausad, kui me täna räägime sportlastest, kes teevad oma nagu sellist sotsiaalmeediat või meediat, vahet ei ole, kas nad teevad seda ise või teevad heade abilistega koos, siis siin driftikuttidele vastast ei ole. Siin on nagu top 1 Eestis, et nad teevad seda nagu niivõrd neetult hästi ja nad tegelikult tänasel päeval juba teenivad selle pealt, mis peakski nagu asja mõte olema.